et taaskord on meil siis raamatukogus ellu viidud üks tore idee. Idee autoriks ilmselt, et ta meieni jõudis, oli tänu Natalja Jampolskaja, aga samuti Merle, kes on hea vahendaja olnud. Et see idee, et tuua need lugud siia, ma ei olnud paraku isegi kuulnudki nendest, aga mul on hea meel, et me saame ise nüüd targemaks ja saame ka näidata teistele inimestele, mida väga osavad näputöö inimesed on valmis teinud. Minu meelest on, ma loodan väga, et tulevikus on võimalus sellest näitusest arendada midagi veel suuremat ja ma loodan, et selle kuu aja jooksul külastab meid palju kooliklasse ja muid huvilisi ja sellest võiks kasvada välja suured sõprussidemed nii rahvusvähemuste erinevate seltside ja klubidega, aga ka eelkõige Haapsalu vene keelt kõneleva kogukonnaga. Et miks mitte, et raamatukogu võiks olla koht, kus kõik inimesed hoolimata nende kodusest keelest või kultuurist, et just saaksid kokku ja ühendaksid need. От нас, от славянского общества, от нового общества, которое функционирует у нас в Haapsalu, уже работает. Это первая работа. Это Eesti Vene Rahvakультури Selts Берегиня. Мы вас приветствуем, что вы пришли на открытие нашей выставки. И также мы вас поздравляем с Новым годом. Былина, которая 16 лет, Берегиня, это новое общество, Eesti Vene Rahvakультури Keskus. Берегиня. See on nagu hooldaja. Et iga rahvarii on tehtud ikka selle inimese poolt, kes nagu esindab seda rahvust. Если у нее высокий, острый такой кокошник, значит, уже можно определить статус женщины по головному убору. No see pidi ju niimoodi olema, ta on küll abielus, aga alles esimest aastat abielus, seda kirkata ju. И у нас предоставлено две витрины. Значит, здесь витрина и на первом этаже. И мы вас очень просим познакомиться с нашими работами, с нашей выставкой и свои пожелания просим оставить в книге гостей.